Siiamaani on suht hästi läinud, aga päris hirmuäratav on ilma rahata reisida. Hommik, täna on reede, 2. märts, kell on 12.58 ja ma mõtlesin, et alustame täna siis vlogi natuke hiljem. Ma liigumegi praegu lõunat sööma, aga ma võtsin vahepeal paar päeva pausi, sest et me ei teinud väga midagi uut, mida oleks olnud näidata. Välja arvatud üks asi, üleeile me käisime rannas, ma lugesin päikseloojangu raamatut ja siis minust nagu mingi 10 meetri kaugusel sündisid reaalselt kilpkonnad, nagu me nägime vast sündinud neid üliväikseid minisid kilpkonnasid, mida nagu tavaliselt sa pead maksma, ma ei tea, mingi $60, et nagu sinna tuurile minna ja näha. Ja me lihtsalt nägime seal looduses, kuidas nad sündisid ja siis hakkasid sinna vee poole jalutama. See oli nagu hullult äge kogemus. Ma filmisin telefoniga klipi, seega see on see, mis te praegu nägite. Ja hetkel me siis selle kõige kuumemaga lähme otsime endale midagi süüa. Ja eile, kui ma hommikul üles ärkasin, mul täiega mingi kõht valutas ja mul reaalselt kestis see 7 tundi. See ei olnud nagu pidev valu, see oli nii, et vahepeal läheb üle ja siis on selline tunne, nagu keegi lihtsalt torkaks mingi odaga sulle kõhtu ja siis läheb üle ja siis tuleb uuesti niimoodi hooti nagu käis ja arst arvas, et vist on nagu mingid krambid või midagi, ma ei tea. Ta kirjutas tabletid välja, aga mul hakkas see paremaks minema, seega me ei võtnud seda rohtu. Ja õhtul, no see tegelikult kestis suht õhtuni välja, aga siis nagu pärast 7 tundi läks see nagu leebemaks, ütleme nii. Ja täna õnneks ei ole enam midagi. Ja ma snappisin ka kogu seda teekonda ja enda emotsioone, seega ma soovitan teil kindlasti mind seal lisada, et näha reaalajas mingeid asju, sest et ongi, et kui ma ei vlogi, siis ma panen kas Insta Story'sse või Snappi, et mis parasjagu toimub. Tee peal kasvavad siin väikesed banaanid. Need seal on sellised väikesed ja siin on juba suured. See tänav on reaalselt nagu kõnnikski läbi džungli. Igal pool on hullult palju taimi. Ja muidugi on need väiksed surfipoed iga nurga peal. See on siin suht see peatänav, kus me käime kogu aeg söömas, sest siin on kõige rohkem söögikohti nagu igal pool. Ja seal on mu lemmik sinine sein. Make pizza not far. Praegu me vist tuleme siia Itaalia kohta sööma. Ma arvan, ma võtan tagliatelle shrimps and zucchini, ehk siis krevettide ja suvikõrvitsaga. Ja siis mulle meeldib, et siin on kohvidel kõik välja toodud, mis millega on. Ja ma arvan, ma võtan iced mocha, mis on siuke. Joogid on hiiglaslikud, aga muidugi väga nemmad. Ma arvan, see on siuke smoothie ja siin on selline limonaad. Reaalselt vaadake mu käe kõrval nagu. Või potiga. Pasta tuli ka nüüd kohe. See näeb imeline välja, sul on bolognese, klassik. Lõunasöök oli imehea. Ma arvan, et see on teine kord elus, kui ma tellisin pastat, sest ma ei ole suur pasta inimene. Ja esimene kord, kui ma tellisin, siis see oli nii hea, et ma tellisin veel ühe. See oli vist, ma ei mäleta isegi äkki kuskil Itaalias. Peaks kuskil vlogis isegi olema. Ja tänane oli ka super ja nüüd me jalutame tagasi. Aga kuna mulle meeldib mu tänane riietus, siis ma mõtlesin, et võiks väikse shooti teha, sest siin on ülikool maja. See on hästi värviline. Ma olen sinise seina juures juba teinud, aga seal nurga taga on kollane, kus ma tahan täna teha. Ja mu topp on Forever 21, täpselt samamoodi nagu see Texa seelik, prillid endiselt H&M ja siis need sandaalid teadmata poest. Pärast lõuna on, ma olen vahepeal arvutis oma mingeid tööasju teinud, meilidele vastanud värki ja me lähme nüüd nende bugiboardide eest raha ära maksma ja siis lähme otse randa nendega sõitma. Ma panin need mündid siia taskusse ja see tasku reaalselt kahe tuleb küljelt ära. See on nii alla. Koit, disappoint, see on kinni pandud. Ma kõndsime terve tee siia, me ei saa maksta ja nüüd tahta see tasku venib ka siin välja. No läheme siis lihtsalt randa, mis meil üle jääb. Ma käisin pesus ära, panin riidesse, pükskostüüm on vist õige sõna eesti keeles, on Hollisterist ja me lähme nüüd õhtust sööma vist sinna samasse Itaalia kohta, kus me lõunal käisime.
lihtsalt nii hea. Ma tellisin endale jälle pasta, nagu teist korda sama päeva jooksul, see on isiklik rekord, see on carbonara ja siis meil on siin väike smuuti ka, mingi kakao, banaani, pähkli või kookospiim mega hea. Päris korralik lasagna tuli siin ja teistel on ka pastad. Magustoiduks juba hiiglaslik tiramisu siin meil ka jagamisel, kuidas on? Külm! Oota, ma maitsen ka. Tuleb väikse tükki. Jaa. Võine. Ma eile ütlesin seda sama. Ma olen muidu 3. korda siin juba sööma. Ja meil on tol magusalt. Jaa, ma nii küll. Oh my god, see porgand on nagu mingi käesuu. Miks need mingid nii suured on? Hommik täna on 3. märts, kell on 7.29 laupäev. Me lähme täna hoopis köislaskumisel, mis on mega vinge. Ja sööme hommikust. Ma tunnen juba seda imelist lõhna. Mis siin on? Pannkoogid. Tuli välja, et täna on hoopis French toast, ehk siis prantsuse saimi rikkad rüütlid ja me sööme neid vahtrasirupiga, need on reaalselt kõige paremad need prantsuse saiad, mis ma olen kunagi söönud. Nii head. Me kolime jälle, saaks olla, siis 3. korda selle samas hotellis. Teist korda, sorry. Sellepärast see meie 3. ööbimiskoht siin, kuna kogu aeg need toad, kus me oleme, need on broneeritud nagu juba ette, et me saab nii lühikest aega vabad. Meil on isegi rõdupuidust, see näeb väga cool välja. Oh, see on tõesti uuem, siin on lahe disain, kust on kotid panime. Ma vaatan ruttu meie tuba, aga ossa poiss, kui suur vannitup on, siin ei ole mitte midagi näha. Wow! Meil on siuke narivoodi. Oh, see on isegi mõnus narivood, siin ees saab istuda. Okei, mulle siin meeldib. Jooksame nüüd, sest meil hakkab zipline kell 8 ja seal pidi 45 kohal olema, kell on praegu juba mingi 40. Siin ripuvad meil kõik need kostüümid või mis iganes asjad, rakmed, mis me selga endale kohe paneme. Nii, saime siia peale. Väga huvitav, istume siia nurka või sinnapoole või? Istume hetkel siin autos ja sõidame üle jõe. Hea ajastus. Selline näeb see välja. Praegu juba paistab natuke vaadet, me vist jõudsime. Kõik jube tolmule, kui silmad täiega täis. Meil anti sellised kindad praegu. Ma arvan, et need on pidurdamise jaoks mõeldud. Sellise bussiga me siia siis sõitsime. Ja imeline vaade. Me praegu ootame, et nad hakkaks meile seletama ja need trossid tunduvad jube vanaaegsed kuidagi. Ja mul on tunne, et siin ei ole seda pidurdamist, et reaalselt peame ise kätega ennast nagu peatama lõpuks. Tegime esimese sõidu ära, see vaade oli väga äge, aga ma olen natuke pettunud, et ma ei saa enda hulle poose teha, ma pean olema selles kindlas asendis, seal kinni hoidma sealt mingist hoidikust. Ja nüüd pärast esimest rada me matkame ja siis tulevad kõik sõidud järjest ja me hakkame siit suht järgselt üles minema. Me on seda lehmavasarat kogu aeg käes tassima, see on jumala raske. Ja siis natuke tüütu on ka see, et meil on nii suur grupp, et me kogu aeg kõik ära ootame, et see läheb päris aeglaselt. Sest viimati Dominikaanis me käisime ainult oma perega ja siis see oli nagu palju intensiivsem. Ja jube palav on, aga muidu need sõidud tunduvad coolid, hästi pikad on. Jõudsime tippu ja siit vist hakkame siis alla minema. See on meie lõplik, ma arvan, kõige kõrgem vaade. Väga mõnus, nüüd peaksid kõik sõidud järjest olema, ei pea rohkem matkama. Ma siis just sõitsin selle raja ära ja siis siin nad on meile kohe vett niimoodi ossa poist ridades. Ma saan lihtsalt võtta ühe topsi.
Oh no. Liikuv puuaks. Ei, no vaata, Viki, ta ei tee seda. ma ei taha! Ma sõitsin just tagurpidi, aga Magnus proovis sama asja teha, ta oli jalanõu kinni, ta sõitis jalanõu ära, sokiga terve raja edasi. Tuul on praegu nii suureks läinud, et inimesed ei tule välja, nad jäävad seal reaalselt nagu nii kaugel jäävad seisma, sealt juba tuleb järgmine. Ja siis nad käivad neid kõik niimoodi ära toomas ruttu, et teile otsa ei sõidaks. Järgmise rajale me lähme kõik neljakesi perega, et me üldse kohale jõuab, sest tuul on nii kõva, et muidu me väga kuskil poole peal seisma. Me lähme siis kõik neljakesi ja mulle öeldi, et ma pean selge ees minema. Ma ei saa sellest loogikast aru, aga meid siin pannakse nüüd kõik kakka. Kell on 11 ehk 3 tundi hiljem me oleme kõik 13 rada õnnelikult läbinud. Need olid jube pikad ja vaade oli hästi mõnus, kas oli lahe, sa said sõita ja nad lubasid mul neid poose ka teha, kuigi paaris kohas ma jäin seisma, sellepärast kuna see pidurdas hoogu, aga nad tõid mu siis ära ja mingit probleemi polnud. Nüüd me puhkame siin varjus ja lähme tagasi, ma tahaks nagu ujuma minna, lõunat süüa, aga ma arvan praegu teeb küll ühe ujumiskäigust, mul on nii palav reaalselt. Kõik keha põleb, tühi, siin pole praegu mitte kedagi. Super! Kuna me kolime siin samas hotellis ja meil on juba paar lemmikasja, mis meile väga meeldivad, siis me tahtsime neid endaga ühest toast teise kaasa, nii et mitte omanik ei tea. Näiteks me võtsime selle tuuluti esimesest toast kaasa ja samamoodi nii, et me võtame sellist. Lõunasöögiks on kanatiivad, see pidi olema mee barbecue kaste ja siis smuuti, mille ma olen juba täitsa ära hävitanud ja me võtsime kurka veel juurde siia. Mis praegu vajalik on? Pärastlõuna on kätte jõudnud ja me sööme siin passion fruiti, ma ei tea, kui keegi ei ole seda varem näinud, siis see näeb selline seest välja. See natuke meenutab, nagu sul oleks siin mingid elusad asjad ja need on siuksed huvitavad, märjad ja veidrad, aga need maitsevad väga hästi, sellised hapud ja mõnusad. Täna me lähme sinna samasse kohta sööma, kus me eelmise vloogi lõpus, kui minnes ma ära eksisin. Ja see siin on see otsetee siis, mida ma mööda oleksin võinud tulla. Aga ei, ma kohe näitan teile, millise suure tiiru mina tegin ja ümber millise kaljunuki mina matkasin. Vaadake juba, kui kena see vaade siin kõik on. Nii, paar hüpet. Nii, mina tulin siis ümber selle ja siis see hetk siin polnud seda vett ja see kõik oli siin nagu kivid all ja ma tulin ümber sealt. Ja see restoran on seal. Selline on see õhtusöögikoht. Siin iga õhtu väga puukitud, me broneerisime siia 2 päeva ette. Meie laud on siin rõdul, sest et õues ei olnud enam kohti. Vaade. Nii kena päikseloojang. No okei, kaameras see muidugi ei jää nii hea. Okei, nii on võib-olla natuke parem. Õhtusöögiks tellisin esimest korda siin riigis siis taakod. Need on krevettidega, siin on guacamole, mingi hiiglaslik ports liha ja kalmar. Jamm. Mis on magustada üks pavlova. See on reaalselt nagu mingi käesuur, nagu võrrelge seda šokolaadikoogiga. Nagu, mis asi see veel on? Mingi käesuurane reaalselt. No norm pereports jälle. Tegin endale siis näomaski, kasutan seda mingit Kiilsi oma, mida on ülihea puhkusele kaasa võttes, see on lihtsalt nii väikses topsis. Ja lähen nüüd kohe magama, seega minu poolt on tänaseks head ööd. Hommik täna on 6. märts, teisipäev, kell on 8.55 ja täna on meie viimane päev siin, sest et õhtul läheb juba tagasilend. Ja Magnus, näita mu riietust. Väike outfit of the day. Top on Hollisterist jälle. See on tagant nagu risti. Siis need lühikesed püksid New Yorkerist, mis on tegelikult ujumispüksid ja siis need uued plätud, mis me siit mingist suvakast kohast saime.
seega jaas, ja tegelikult see on ühe minu video jaoks, sest et ma otsustasin üleeile vist, et ma, eile või üleeile, ma ei mäleta, sketši filmima, seega see on ühe karakteri riietus. Ja me läheme hommikust hetkel sööma ja pärast seda mul on vaja üks klipp teha. Sketši filmida, mis mõttes? Vaata, ooo! Saime selle ühe stseeni filmitud ja nüüd lähme hommikust sööma. Me oleme siin paar korda juba lõunat muidu käinud ka varem söömas, ega ma tean täpselt, mis ma tahan. Seda lõhepeiglit, kui te mäletate Prantsusmaa vloogidest, ma armastan neid ja siis ühe jääkohvi kokteiliga. Ja siis sealt saab valida, millist sorti seda peiglit sa endale tahad. Ma võtsin Condodo, see on ülihea. Võtsime toidu kaasa, aga ma korra näitan teile. See näeb nii imeline välja. Need on väiksed mingid chipsid vist neil ka siin. Jamm. Ma on ülielevil. Nüüd läheb asi riskantseks, sest me filmime stseeni, kus peab enda telefoni ära lennutama. See on igal pool mingi kruus. Nad proovivad siin vahepeal, ma ei tea, mingit pehmendust panna ja püüda rätikutega seda kinni. Ma tahaks teid kuhugi panna, et te saaksite ka vaadata, kuidas see trail siin nüüd minema hakkab. Käisin vahepeal rannas ja kuna ma unustasin mütsikoja ja mul oleks pea võlutama, siis ma heitsin endale siukse turbani. 15 sekundile see tantsupaus, sest muidu tuleb copyright. Tegime siin väikse bumerangi, seega lisage mind kindlasti Instas või Villig. Link on alati all samamoodi Snapchat, sest ma olen sul päris palju näidanud behind the scenes ja tänasest või üldse sketši filmimisest. Kell on 15 ja ma hakkas meil lõpuks ometi koju sõitma, te ei kujuta ette, kui õnnelik ma olen, sest ma olen nii väga juba koju, see kuumus viskab vaikselt kopa ette nagu. Valged lehmad! Ammu! Golden Gate Bridge või? Natuke nagu meenutab küll. Minu arust, kui me siin sõitsime, või küll sellise silla pealt üle ei läinud. Väga huvitav. Kaua meil sõita on jäänud 2 tundi ja 40 minutit, see aeg ei lähe üldse. Uuendus, kell on 8. Me jõudsime lõpuks mõnti lennujaama ja kuna me oleme just päevitanud ja suvitajad, siis meil on mega jahe. Siin on tuuline, mul dressikas seljas. Ma panin salli endale reaalselt seelikuks. Hoia korra. Salli endale seelikuks. Mul on all tavaseelikaga, et oleks veel soojem. Panin selle ümber, sest mul on reaalselt nii külm. No sandaalid veel, siis ma pole jõudnud vahetada, aga nagu jahe! Update, ma olen jõudnud Amsterdami ja see reisimine on siin olnud väga huvitav. Kuna me reinsime kõik stand-by'na, siis ainult üks vaba koht oli Amsterdami ja ma olin ainuke, kes sai peale tulla, sellepärast et mu pere teised ei hakanud üksi tulema ja mul on vaja kooli jõuda. Seega ma tulin ja ma pidin istuma viimases reas kõige taga keskel 10-tunnisel lennul. Seega polnud kõige mugavam magada, aga ma õnneks sain 6 tundi. Aga mis on halb, on see, et ma jätsin enda rahakoti Eestisse ja mu isa unustas mulle sularaha anda, seega mul ei ole raha ja siis KLM-i lend andis mulle neid mingid snäkke kaasa juhuks, kui ma ei saa peale, et ma siin nagu nälga ei jääks, aga õnneks mul on koht juba järgmisele lennul olemas. Ma lähen Oslosse ja siis sealt ma üritan saada Eestisse. Ja siiamaani on suht hästi läinud, aga päris hirmuäratav on ilma rahata reisida. Uuendus! Kell on 00.15 ja ma olen lõpuks mõti koju jõudnud. Ja kuna ajavahe on mega suur, minu aja järgi kell on seal, ma ei tea, mingi 3-4 nagu päeval, siis mul ei ole väga palju veel und ja meil ei ole kodus väga midagi süüa ja kuna mu rahakotti ka ei ole, seega ma ei saanud kuskilt väga midagi osta, siis ma leidsin külmkapist külmutatud need kaneelirullid ja püstsin ahju ja tegin ja siis viimastest jääkidest tegin siin mingi smuuti. See näeb praegu imeliku värvi välja, aga tegelikult see on hea. See on mingi mango, maasikad, banaan, spinat. Spinat tegi selle värvi selliseks. Seega see tegelikult see mõitseb hästi. Ja vaatan samal ajal Netflixist seda Jane the Virgin sarja, sest et mu enda sarjad on kõik läbi saanud. See on praegu, võiks öelda, et uus lemmiksari, see on nagu väga cool ja hoogne seega. Seega, kui teile meeldis see vlog, kindlasti visake pöidlad püsti, subscribe'ige, et tulevasi vloge näha ning näeme juba varsti. Tšauki!